Traditsiooniks kujunenud augustikuu viimasel pühapäeval kaevurite päeva tähistamine toimus erilise tähtsusega, sest sel aastal tähistatakse Eestis põlevkivi kaevandamise 100. juubelit. Tänavu alustati tähtpäeva tähistamist Kohtla-Järve kultuurikeskuses, kus jagati põlevkivitööstuse veteranidele 100. kaevandamisaastapäeva puhul meeneid ja medaleid. Korraldatud oli ka telesild Slantse linna juhtkonnaga, kus veteranid said läbi otsepildi näha neid kolleege ja tuttavaid, kellega on elus aastaid koos töötatud. Päeva tähistamine jätkus endise Kohtla-Nõmme kaevanduse territooriumil asuvas Eesti kaevandusmuuseumis. Lasteväljakul lõbustasid lapsi kella 14 kuni kella 8 Pipi ja kloun Nummi. Muude laste lõbustuste seas oli seebimullide teadustuba, laste disko ja palju muud. Täiskasvanuid ootasid spordiplatsil traditsioonilised alad, kaevurisaapa heitmine ja jõumeeste ramuvõistlus. Oma koha leidsid ka ebatavalised võistlused, näiteks said kõik soovijad proovida sõitu jalgrattal tagurpidi, kontrollida oma reaktsiooni spetsiaalse paigaldise abil ning Päästeamet pakkus võimalust proovida, mis tunne on purjus peaga ujuda. Pealaval toimus põlevkivitööstuse töötajate talentide show ning 15 parima mäemehe pidulik autasustamine. Kella 11 kuni kella 18 võisid soovijad tutvuda muuseumi ekspositsiooniga. Kogu päeva vältel olid lahti kohvikud ning piknikuplatsid ja kõigil oli hea võimalus nautida head muusikat, slackline show'd, osaleda traditsioonilises teatevõistluses ning pere väikeste liikmete töötubades. Peo korraldajad olid Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp, kes valmistasid külalistele ette kogu perele mõeldud sisutiheda kava.